Tere õhtust, lugupeetud võrkpallisõbrad, lugupeetud daamid ja härrad. Alustame Eesti meistrivõistluste 3. koha 3. mänguga. Teie ees külalisvõistkond Selver Tallinn ja koduvõistkond Tallinna Tehnikaülikool. Tere õhtust siit TTÜ spordihoonest, kus siis algamas on pronksi kohtumise 3. mäng. Eelnevad mängud on siis võitnud TTÜ ehk üldseis on siis 2-0. Ehk siis kui täna TTÜ võidab, siis on 3. koht TTÜ käes. Teie ees väljakul algava kohtumise kohtunikud. Esimene kohtunik Kristo Tänase mängu kohtunikud on siis esimene kohtunik Kristo Strandson, teine kohtunik Margus Pärsik ja teine kohtunik Pärsik. Kohe kogunevad siis ka võistkonnad platsile ning näeme, millised siis algkoosseisud täna platsile jooksevad. Selver Tallinn alustab 3. mängu järgmises koosseisus. Selver alustab siis tänast mängu koosseisus Meelis Kivisild number 1, number 8 Martti Rosenblatt, number 9 võistkonna kapten Toobal, number 12 Lincoln Williams, number 15 Helari Alg, number 18 Frederico Maretta ja võistkonnal on 2 liberot, Deniss Losnikov number 7 ja Johan Vahter number 10. Võistkonna peatreeneriks Rainer Vassiljev ja abitreener Raul Reiter. Ning kodumeeskond TTÜ alustab koosseisus number 2 Kirill Karsnevski, number 3 Mihkel Tanila, number 7 võistkonna kapten Kusti Nõlvak, number 9 Kristjan Jürimaa, number 10 Siim Ennemuist, number 12 Daniel Massel, TTÜ-l on 2 liberot, Madis Pärter number 5 ja number 11 Alari Saar. Võistkonna treener Janis Sirelpuu ja abitreener Uku Rummi. Et peagi on siia minuga ühinemas ka teine triin, et olukord siis selline, et 3 võiduni peetavad 3. koha mänge. Täna on siia TTÜ spordihoonesse ka huvitavalt üles seatud valgetes diivanites selline istumise lounge. Et täpselt veel küll ei tea, et mis see seal on, kuid arvatavasti siis mingi sponsorite nurk. Et äkki siis mängu peale siin kuuleb ka, et mis see täpsemalt on. Nagu näha, piirikohtunike pool on täna naiste võim ja piirikohtunikud Irina Saks ja Irina Suhvova. Tänase palli paneb mängu siis Selveri poole pealt Elari Jalg. Ja siia on jõudnud ka Triin, nii et kohe kuuleme siis temalt täpsemalt. TTÜ poole pealt on siis põhikoosseisu muutus nii palju, et vigastatud on üks nurgaründajatest Sander Rätsep ning teda siis ka juba eelnevas mängus on asendamas Kristjan Jürimaa, kes sai sellega suurepäraselt hakkama. Ta läheb kohe Kirillile number 4 peale, kuid löök oli audis, aga alumine kohtunik näitab, et oli plokipuude. Just nii ja TTÜ poole pealt läheb servima Kusti Nõlvak seisul 1-0. Selveri mehed ei ole selle otsusega kohe kuidagi rahul, aga tuleb leppida ja esimene punkt läheb TTÜ-le. Head kaitset teeb Jürimaa. Toobal tõstab Williamsile kahe peale ja imeline plokk TTÜ poole pealt. Krasnevski ja Ennemuist panevad Williamsi kinni. Ja TTÜ on siin haaranud kohe eduseisu 2-0. Et eelnevad mängud on siis lõppenud niimoodi, et esimese mängu TTÜ-s võitis TTÜ seisuga 3-2 ja teine mäng toimus siis Audenteses ja selle võitis TTÜ 3-1. Just nii, et on tegelikult küllaltki põnevad mängud olnud ju mõlemad. Ja loodame, et täna see 3. mängki. Jah, et Selver tahab ikka siin võidelda ja et seda seeriat veel natukenegi pikendada. Ja et medalid on vist, tegelikult ei paista, ei ole vist medalid isegi kohale toodud siia, nii et täna veel. Tundub, et asjaosalised on kohal, kes neid medaleid plaanivad jagada. Tähtsad ninad on kohal, okei.
ja Selveri poole pealt servimas Meelis Kivisild. TTÜ hästi käes serv, tehakse esimest tempot. Massiel lööb plokist, head kaitset teeb 6 peal Kivisild. Jälle TTÜ plokk toimib. Nüüd nägime kohe 1 punkti jooksul 3 plokki ja vist tundus, et Rosenblatti löök läks siiski võrku. Jah, et ma hakkasin praegu vaatama, et Rosenblatt mängib täna tempo koha peal. Just nii. Väga laialdase arsenaliga mees, võib igal positsioonil mängida. Maretal serv hästi käes. Head kaitset teeb Nõlvak TTÜ poole pealt. Natuke oli segadust tõstega, aga TTÜ mehed suudavad palju üle mängida. Selveri poole pealt ründab Williams. Pehme löök läheb TTÜ plokki ja ka vähekene tugevam löök läheb Jah, et TTÜ tundub, et plokki. praegu see Selveri tõste on selline ebastabiilne, et ründajad ei saa korralikult palju ründama minna. Et Selveri poole pealt on täna puudu siis Reimo Rannar, keda siis Martti Rosenblatt asendab. Jah, just. Ja TTÜ poole pealt servimas Kirill Krasnevski. Losnikovil hästi käes serv. Nüüd teevad head kaitset TTÜ mehed. Ja Kusti soe pall. Nõlvakult võetakse soe pall. Jah, et püüame siin äkki vahepeal ka teada saada, et mis Reimo Rannarit vaevab, et teda täna siin ei ole. Just, on sul äkki Reimo number helistab talle vahepeal, kui esimene tehniline time-out tuleb? Seda mul ei ole. Kurb. Jah, et ma rääkisin siin ka vahepeal, et siin on põnevad valged toolid, et kellele need olla võivad. Ja maru uhke. Et polegi siin TTÜ spordijoones sellist asja varasemalt näinud. Et äkki siis arvatavasti mingitele sponsoritele. Ja, tehtud selline VIP lounge. Ja vahepeal saab oma 5. punkti TTÜ. Just nii, seis on 5-2 ja kodumeeskond 3 punktiga peal. Jah, erinevalt meist, kes peavad siin laudade otsas istuma. Nüüd Siimu serv läheb täitsa nii õnnetult, et ilmselt tuleb sealt kast õllet võistkonnale sellise servi eest. Ja see annab 3. punkti Selveri meeskonnale. Ehk isegi treenerid hoiavad siin peast kinni. Siim ka ise punastab mis natukene. Ja kogu tiim naerab. Tõmbab rätiku üle silmade ja häbeneb seal omaette, aga samal ajal lööb Marreta ässa ja see annab tabloole seisuks 4-5. Jah, et võib siin ju nalja teha küll, aga kui sellest vastasvõistkond siis initsiatiivi haarab, et see just kõige parem lahendus ei ole. Jah, aga kui siis õnneks on targem ikkagi sellised vead just game'i alguses ära teha, et jah, pigem küll. Ja eksib servil ka Marreta ja seisuks 6-4 TTÜ peal. Servima läheb TTÜ poole pealt, Daniel Missiel. Ja serv läheb siin meetri jagu auti. Oleme näinud nüüd 3 servi viga järjest peaaegu. Ja täna mängib, kui eelnevalt, vähemalt esimeses mängus mängis Selver 2 liberoga, siis täna on platsi peal ainult Deniss Losnikov, vähemalt siiamaani. Et esimeses mängus alustas küll Juhan Vahter seal libero kohal, kuid lõpuks vahetas siis Deniss selle Johani libero koha välja. Just, ja väljaku peal lööb nüüd Massiel jala ja Kivisilla blokki ja seis tablool viigiline 6-6. Krasnevskil on hästi Rosenblatti serv käes. Nüüd Jürimaa lööb Toobali kätest palli auti. Võib öelda, et rahvast on täna vaatamas peaaegu sama palju kui eilsel naiste finaalmängul. Jah, täpselt, et eile oli siis naiste finaali teine kohtumine, kus TTÜ kaotas 2-3. Et oli väga pingeline mäng ja kindlasti oli, ma arvan, kes siia tulnud olid nendel ka väga põnev vaadata, et ei läinud lihtsasti Koilale alistuma. Just nii. Servijoone taga Andres Toobal. Pärtil hästi käes serv. Toobal teeb head kaitset. Marreta tõstab ja Williams lööb ilusti üle plokki.
Jürimaa on seal hästi kaitses, kuid plokk vilistatakse võrku TTÜ poole pealt ja see annab 8. punkti Selverile ja meie lähme oma esimesele tehnilisele time-outile. Now, every day is your birthday and I hit the floor. Every day is your birthday and I hit the floor. Every day is your birthday and I hit the floor. Hit the floor, I say hit the floor. Every day is your birthday and I hit the floor. Every day is your birthday. Rammlend kõikjal Eestis. Nii, esimene tehniline time-out läbi. TTÜ tantsutüdrukud oma esimese etteaste teinud. Aitäh neile! Ja Toobal Selveri poole pealt servimas seisul 8-7. Ja taas kord Selveri plokk toimib ideaalselt ja 9 punkt Selverile. Tundus, et ka Kirillile jäi see tõste natukene kaugeks, et üritas seal plokist kõvasti läbi lüüa. Mees jäi ise ka vastuvõttu kätte ja ei saanud sidemängija tõsta. Tõstis selle liberon, mille tõsta ei olnud nii täpne, kui sidemängijal selgelt oleks. Ja sealt Selver sai hea plokki ette ehitada. Ja ehitati ilus plokk ka Massellile ette. Taas kord jalg ja Kivisilt tegi tema tööd väga hästi. Et hea on näha, et Selverit see 2-0 üldseis ei ole nagu hirmutanud, et väga julgesti hakkavad peale ja tahavad seda seeriat veel pikendada, et see on väga positiivne. Kõigepealt külalismeeskonna poolt kõige rohkem tõstet sai Lincoln Williams 86, nendest realiseeris 43, nii et küllaltki hea protsent 50. 55 tõstet sai Marti Rosenblatt, neist 16 vaid realiseeris protsent 29. Nii ja võistkonnad on ennast siin nüüd poole minuti jagu kogunud ja kogunevad taas platsile. Ja valli paneb mängu Selveri kapten Andres Toobal. Ja võib vist punkti kirjutada statistikasse TTÜ peatreeneri arvele. Jah, täpselt, et taas kord väga tark ajavõtt. Ja TTÜ poole pealt on servimas Mihkel Tänile. Mihklit väga hea serv, Elaril ilusti käes. Tundub, et mõlemad poolt nüüd loodetakse ründajate peale, et lüüakse kohe ära, et keegi eriti julgestada ei viitsi ja plokist on mõlemad võistkonnad siin esimese geimi esimesel poolel väga ohtralt punkte lõppinud. Ja seis on 9-10 TTÜ poole pealt vaadates ja Mihkel saab ju servimist jätkata. Kuid nüüd napilt auti see serv. Ja võib öelda sama palju, kui oleme neid blokke oleme näinud ka servivigu. 4 vähemalt. Kahe meeskonna peale kokku. Ja vaatame, kas Elari jalg. Tundus, et serv ongi, et läheb auti, kuid Kirill lööb nüüd selle läbi Williamsi ja Kivisilla ploki. Ja toob oma võistkonnale 10. punkti. Vahe siis 1 punktiline ja TTÜ poole pealt läheb servima Justi Nõlvak. Jah, et uus uudis on ju see, et TTÜ poole pealt on koondisesse valitud Justi Nõlvak sidemängijana ja Madis Pärtel liberana täpselt. Ja Selveri poole pealt on seal sidemängija Toobal. Ja oli kutsutud ka Losnikov, aga tema siis loobus. Teatud põhjustel loobus sellest kutsest. Nüüd Andres Toobal tõstab Marretale võrgu tühjaks ja mees teeb selle pallipunktiks. Ja Meelis Kivisilt servimas Selveri poole pealt.
paneb hüppelt jõuservi, mis on Pärtlil hästi käes. TTÜ teeb esimest tempot ja Nõlvakul enne muisti töö väga hästi sujub. Jah, et see peaks ju olema vastastel teada, et nagu Kustile see pall ilusti sinna kätte tuleb, et sealt see temporünnak tuleb. Ja plokk oli tegelikult üleval, aga Siim keeras ilusti ühe tsooni plokist mööda ja sealt see punkt tuli. Ja servimas Kirill Karsnevski viigiseisul 12-12. Hea serv Kirillilt. Ja nüüd Maretale kolmene plokk. TTÜ kolmene plokk toimib väga ilusti, seal olid siis Jürimaa, Ennemuist ja Massel. Ja nüüd on TTÜ haaranud siin eduseisu 13-12. Ja Kirill jätkab servimist. Taaskord väga hea serv. See on ka Elar jalal hästi käes. Ja nüüd Williams lööb Masselli kättest palli outi. Ja Selveri poole pealt servimas diagonaalründaja Lincoln Williams. Pärtel on raskustes, Nõlvak üritab küll päästa seda, kuid pall lendab rahva sekka ja see annab 14. punkti Selverile. Ja on siis omakorda eduseisu haaranud. Ja punktiga peal. Williams on oodata jälle tugevat hüppelt pallingut. Taaskord väga hea serv. Ja jälle tempot hoidab. Serv hästi käes, Kusti temposse ja toimib. Ennemuist läheb ise ka servima. Elar jalal hästi käes serv, mis ta läheb ühe tsooni Williamsile ja lööb ilusti plokist mööda seda. Tundub, kui eelnevad korrad on servitud rohkem Martti Rosenblati peale, siis kuna Martit täna nurgaründaja kohal ei ole, siis on võetud TTÜ poole pealt ette Elar. Selveri poole pealt, jah. Elar, aga Elar on senimaani vähemalt ilusti hakkama saanud. Jah. Ja servimas on Maretta. Krasneuskil hästi käes serv. Nüüd lööb Danila Livero jalgadeta selle palli maha ja toob 15. tema võistkonnale. Kohe hetke pärast siis näeme, millise võistkonna juhtimisel lähme teisele tehnilisele maudile. Eelnevad mängud ongi näidanud, et TTÜ temporündajad teevad väga head tööd, et statistika on mõlemad korrad väga hea olnud. Kuid Daniel Massel annab selle võimaluse siis minna eduseisus tehnilisele Selver Tallinnale. Ja meie saame võimaluse nautida TTÜ võrkpallitantsude-trukkuid. Kõikjal Eestis. Oleme ka teised tehniliselt ajalt tagasi ning Selveri poole pealt saab siis servima asuda Martti Rosenblatt. Tundus, et serv oleks jälle pikaks läinud, aga Krasneuski taas otsustas võtta, aga Jürimaa lahendab ilusti Toobali ja Kivisilla plokist selle palli outi. Ilusti oma pikaajaliste kogemuste peal. Nüüd ei taha TTÜ poole pealt keegi servima minna, kuid siiski saadetakse sinna Jürimaa. Et Kirill ka siin veel vaatab, et sai vist ise ka aru, et see serv oleks päris pikaks läinud, et arutleb seal endaga midagi. Just. Head kaitset teeb TTÜ libero Alari Saar. Krasneuski lööb jällegi Toobal ja Kivisilla plokk on see, mis Selverile ei pea praegu ja
lüüakse jälle nende kätest pall out'i. ja nüüd on ühe punktiga ette läinud TTÜ. Seis on 17-16 ja servimist jätkab Kristjan Jürimaa. Marreta lasti käes, serv tõste läheb number 1 tsooni Williamsile, head kaitset teeb Massiel. Nõlvak tõstab Krasnevskile ja Selver suudab selle palli mängus hoida. Taaskord Alari Saarelt väga hea kaitse. Ja kätest välja. ja Rainer Vassiljev otsustab siit kutsuda mehed korraks enda juurde ja natukene aru pidada. Veidi siis ka kodumeeskonna mängudest esimesest kahest. Kõige rohkem tõsteid sai Daniel Matsel 73 ja ära lõi nendest kahjuks vaid 33%, 45,2. 60 tõstet Kirill Krasnevski ära lõi 31, hea protsendiga 51,7. 27 tõstet Siim Ennemus, sellest ära lõi 14%, samamoodi 51,9. Ja Mihkel Talina 16-11, väga kõrge protsendiga 68,8. Need olid siis 4 paremat võistkonnast. Ja mehed on platsil tagasi ja servima läheb Kristjan Jürimaa. Kristjan nüüd planeerib hea serv, Marettal on see samuti hästi käes. Ja Kivisil lööb Tanila plokist palli out'i. Ja 17. punkt Selverile ning võistkonna kapten Andres Toober läheb ka ise servima. Kuid eksib serviga. Ja 19. punkt TTÜ-le. Et oleme siin nüüd esimese game'i lõpusirgel, et nüüd need kõik need tähtsamad punktid tulevad. Just nii, mängumeeste punktid. Jala vastuvõtt jääb natuke kaugele. Williams õnnega pooleks saab selle palli üle võrgu. Ja Massiel väga kavalalt. Tundub, et läkski vastu plokki lööma seda palli, et see pall põrkaks out'i ja tegelikult väga tark löök, sest tal jäi väga ebamugav nurk sinna. Ja tundub, et Selveri peatreener Rainer Vassiljev tunnetab, et hakkab vist mäng natuke käest minema ja võttis oma teise timeouti ära siin esimeses skeemis. Seisul siis 17-20. Ja tundub, et jagabki oma hoolealustele just õpetussõnumit, kuidas plokis käsi hoida, et mehed on väga palju siin just Selveri meeste kätest neid palle ära löönud, mitte siis otse maha punktiks. Tundub, et plaanib siin ka mingit vahetust, sest võttis lipiku välja, tundub, et see võib olla sidemängija oma. Andres Toobal tervelt 7 plokki. Ja Tanila jätkab servimist. Tanila serv läheb nüüd nii oma 10 sentimeetrit out'i. Tanila on ise endas ka väga pettunud. Jah, et eks ju teada on, et sellisel hetkel eksida ei tahaks, kui vastaste treener on just ajaga. Jah. Nõlvak tõstab Krasnevskile. Head kaitsetööd teeb Lošnikov. TTÜ meestel on ebakõla, kes seda lihtsalt palli peaks mängima. Toobal tõstab Williamsile ja Williams lööb palli punktiks. Elari Alg servimas, hea serv, Jürimaal hästi käes. Et taaskord Kusti üritab siin kohe esimest tempot lasta, kuid sel korral tabasid Selveri mängijad selle ära. Meelis Kivisilt pani ilusti enne Mustil number 1 tsooni kinni. Just, ja punkt Selverile ja seis on viigiline 20-20 ning Elari Alg saab servimist kätte. Hea planeeriv pall ning Jürimaal hästi käes serv. Tõsta läheb number 1 tsooni Massielile ja Massiel lööb palli pikalt out'i. Jah, nüüd on siin Janis Sirelpuu püsti tõusnud ja võtab ka kohe aja, et mitte lasta seda eduseisu siis pikemaks. Selveri mehed on nüüd teinud peale peatreeneri võetud aega 4-0 spurdi. Just.
kuni 30 sekundit on taas möödunud ja mehed tulevad väljakule ja servima läheb Selveri poole pealt Helari jalg. Nüüd paneb Kusti Nõlvak, blokeerib Kivisilla löögi. TTÜ-mehed saavad rünnata ja Krasnevski ründab auti. Jah, et pall jäi ju Krasnevskile Blokist auti. väga kaugeks ja seal üritab veel venitada ja väga hästi lõi. Ja seis tablool viigiline 21-21. Ja võistkonna kapten Kusti Nõlvak servimas TTÜ poole peal. Taaskord sihivad Elari jalga, kelle vastuvõtt ei ole just kõige parem, kuid nüüd lööb Maretta siis blokist auti. Ja näitab, et suudab temagi neid palle blokist auti lüüa, nagu TTÜ-mehed seda. Jah, täpselt, et samamoodi see tõste ei olnud ju tegelikult jällegi hea, et jäi seal väga kaugeks, kuid osavalt Maretta selle lahendab. Ja Meelis Kivisil servimas, kes ju esimeses mängus tegi TTÜ poole peale väga palju kahju oma serviga. Seekord on Krasnevskil hästi käes, ründama läheb Massel ja lööb blokist auti. Ja seis viigiline, 22-22, väga põnev esimese geimi lõpp siin TTÜ spordihoones. Ja TTÜ poole pealt siis servimas Kirill Krasnevski. Hästi on käes Selveri liberal. Ja Williams lööb pikipiiri. Jah, Williams lõi selle palli praegu nii, nagu plokki poleks olnudki. Just nii. Et väga jäigi nüüd arusaamatuks, kas oli siis plokk pidi võtma piiri kinni või mitte, igatahes libero ei olnud ka pikipiiri kaitses ja seal ei olnud ka plokki, nii et täiesti vaba tunnel oli Williamsile. Pärtlil Williamsi servi ilusti käes. Ja Daniel Massiel lööb selle nüüd ilusti diagonaali ühe tsooni maha. Jah, väga kaunis. Ja seis tablool jällegi viigiline 23-23. Ja TTÜ poole pealt servimas Siim Ennemuist. Teine viga juba Siimult selle geimi jooksul lähemalt. Jah, et kindlasti ei tohiks sellisel seisul siin eksida. Ja Selveri poole peal on toimumas esimene vahetus. Maretta asemele tuleb Karli Allik. Tegemist ka väga noore mängumehega. Hea planeeriv palling, see on Jürimal ilusti käes. Tõsta taas Massellile, Massell lööb üle plokki. Ja toob 24. punkti oma võistkonnale, mis annab neile tabloole taas kord viigiseisu. 24-24. Toimub Selveri poole pealt tagasivahetus. Karli Allik välja ja Maretta tagasi platsile. Hästi Marrettal käes serv. Williamsil jääb natukene lühikeseks tõste, aga ta suudab selle ikkagi üle anda. TTÜ-meestel ei tule rünnakust midagi välja ja Williams sai ka teise võimaluse ja seekord ei eksinud ja lõi palli maha. Ja Selver eduseisus 25-24. Servimas Martti Rosenblatt. Krasnevskil hästi käes serv. Tõste Massellile ja Massell lööb blokist auti palli. Et ergutab, on ise oma löögiga väga rahul ja ergutab siin veel publikut ka, et elage nüüd kaasa. Laksutage mulle. Ja ka TTÜ teeb oma esimese vahetuse. Väljakult lahkub Kristjan Jürimaa ja tema asemel tuleb Mart Argem. Et Mart Argemat näeb siis ka platsilt suhteliselt harva, et tegemist TTÜ poole peal siis ka noore mängumehega. Täna ta siis saab asendada Kristjan Jürimaad servimas. Väga olulisel hetkel. Just. Ka hea serv, mis on Helari jalal hästi käes. Tõste läheb ka jalale. Nüüd Selveri mehed julgestavad ilusti ja Meelis Kivisid see tühja võrgu pealt. Esimest tempot teha ja lööb palli punktiks. TTÜ poole pealt tuleb kohe tagasivahetus. Kristjan Jürimaa ja Mart Argem siis Kristjan platsile tagasi.
ja Mart välja. Just. Samas toimuvas vahetus ka Selveri poole peal, kus Lincoln Williamsit tuleb asendama ette liini Oliver Orav. Kirillil Toobali serv ilusti käes. Kirill lööb ilusti ka palli maha. Ja Tõnis Losnikov saab siin küll käed alla, kuid pall lendab publikusse. Ja Selveri meeskond teeb tagasi vahetuse, Williams sisse ja Orav välja. Mihkel Tanila serv on TT libero lasti, vabandust, Selveri libero lasti käes. Krasnevski saab rünnata ja teab seda, mida ta on terve game'i teinud, lööb kätest out'i. Ja nüüd on omakorda 1 punktiga saanud peale TTÜ. Kas see on mul õigus, et see on TTÜ meeste esimene gamepall? Täpselt nii. Ja Mihkel Tanila saab siin esimese gamepalli mängu panna. Ja Williams ei saa pallile kättesti peale ja lööb selle palli auto ja esimese game'i saab endale kodumeeskond TTÜ. 28-26 ja meie teeme nüüd väikse pausi ja otsime teile statistikat. Seniks. Mul on üks väike meeldiv ülesanne tehtud Tallinna Tehnikaülikooli sponsoris. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rente. Pane internet enda kasuks tööle. Domeenid, serverid, sone.ee. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Spordiklubi Sparta. Eesti avaraim jõusaal. Ligi 100 tundi rühmatreeninguid nädalas. Professionaalsed treenerid. Kehakoostise määramine moodsa analüüsaatoriga. Täpsem info meie kodulehel sparta.ee. Sparta. Teadlikule tegijale. Rammrent. Kõikjal Eestis. Alustame siis siit TTÜ spordihoonest pronksi kohtumise teist game'i. Esimese võitis TTÜ 28-26. Nüüd teeb hea löögi number 4 tsoonist Helari Algia.
esimene punkt läheb teises skeemis Selveri meeskonnale. Täpselt nii. Vahepeal õnnestus saada ka infot, et mis on juhtunud Rannariga. Huvitav. Väidetavalt on Rannar jäänud haigeks, et loodame, et siis ta saab kiirelt terveks. Head paranemist talle. Täpselt. Ja nüüd servib Martti Rosenblatt pikalt auti ja saab oma esimese punktiga TTÜ võistkond. Rääkides veidikene siis ka esimese geimi statistikast, siis TTÜ poole pealt on kõige resultatiivsem olnud Kirill Krasnevski 9 punktiga. Ja efektiivsus +8, väga hea näitaja. Järgmisena järgneb talle Daniel Massiel 6 punktiga, siis tuleb Siim Ennemuist 4-ga, Kristjan Jürimaa 2-ga ja Nõlvak ja Danila mõlemad tuleb 1 punkti. Jah, ja Selveri poole pealt on siis kõige resultatiivsemad Lincoln Williams ja Meelis Kivisild, mõlemal 6 punkti. Neile järgneb Federico Maretta ja siis Elari Alg. Et jah, et Martti Rosenblatt pole siin veel ühtegi punkti toonud ja samuti mitte Andres Toobalet. Vaadates siis ka mõlema võistkonna blokke, need on võrdsed 4-4. Jah, et 8 blokki kokku juba esimeses skeemis on päris ilus arv. Ja ässasid on löönud TTÜ 1 ja Selver 2. Vahepeal väljakul Siim Ennemuist muudab oma löögi, suunda jääb number 1 tsooni asemel lööb number 5 tsooni ja toob punkti oma võistkonnale. Seisuks 3-2. Ja et vaadates siin ka vastuvõtuprotsenti, siis Selveril on see märgatavalt kõrgem, et Selveril on 66,7 ja TTÜ-l on 54,2, kuid vaadates, et see vastuvõtuprotsent on hea, siis siit kohe näitab seda, et miks siis see eelmise võit võis minna TTÜ-le, et Selveri rünnakuprotsendil on poole väiksem kui TTÜ oma. Jah, et TTÜ-l on 60 ja Selveril on see 33,3. Ja Mihkel Tannila suurendab oma võistkonna rünnakuprotsenti veelgi, lüües väga efektselt selle palli punktiks ja tuues 4. punkti oma võistkonnale. Ja servimas Daniel Massiel TTÜ poole pealt. Hea serv. Tal on käes ilusti ka see serv. Nüüd Kirill Krasnevski mängis seal niimoodi väga arusaamatus kohas. Meeter audis ja pall kukkus sisse ja selleni ta ei jõudnud seda mängida. Seistab lool viigiline 4-4. Ja servimas Meelis Kivisild. Hea serv Meeliselt. Jürimaa pall nüüd rünnak mängitakse kaitses üles, et Maretta natuke lohakalt annab selle lihtsa palli ja Jürimaa saab teise võimaluse, mille ta ka ilusti realiseerib. Täpselt nii jälle Jürimaa ei saa aru, et kes peab serva minema, kuid see on tema ise. See on tema ise jällegi. Ja talle ei meeldi seal servi joone taga. Serv on hea, esimese tempo ründaja peab seda vastu võtma. Jah, et Martti Rosenblattil pole see probleem. Head kaitset ja Williams paneb Krasnevski kinni. Jah, näitab talle, et ega sa ei saa siin alati nendest kätest välja lüüa. Et oskame sind kinni panna küll. Vahest, harva. Williams läheb ise ka servima. Williams tugev hüppab palling, ledab auti. Ja 6-5 kodumeeskonnale. 1 punktiga peal. Ja servimas on siis TTÜ poole pealt Mihkel Tänila. Ja siis eelmine game eksis 2 korda servil. Ai, nüüd teeb imelist kaitsetööd Kristjan Jürimaa. Aga TTÜ saal ja tema kurikuulus madal lagi tuleb liiga vara ette ja see annab 6. punkti Selveri meeskonnale. Servimas Selveri poole pealt Maretta. Käin siin vaatama hetkel 2 libero vastuvõtuprotsente, et Deniss Losnikov on võtnud vastu 4 korda ja vastuvõtuprotsent on 100%, et suurepärane. Imeline.
ja võrreldes siis kohe vastuseks ka Madis Pärtli statistikat, et Madisel on löödud 2 ässa ja tema vastuvõtuprotsent on siis 57,1, et poole väiksem. Just nii. Nüüd on jalg siin natukene raskuste servi vastuvõtuga. Talle peab tõstma hoopis libero, aga Helar ilusti realiseerib selle tõste ja toob 7. punkti Selverile. Seis viigiline. Pärtlil ilusti käes serv, kas ta läheb Krasnevskile, kes anitab selle palli plokki ja nüüd teete mehed jälle ise julgesti pisivalt tõesti ja lähme esimesele tehnilisele time-outile Selveri meeskonna juhtimisel. Lähme esimesele tehnilisele vahele. Rammend kõikjal Eestis. Ja meiega omad poolt paksutame siin TTÜ tantsutüdrukutele ilusa etteaste eest. Jah, et võimalik, et viimased etteasted TTÜ ergutuseks siin TTÜ võrkpallimeeskonda, et võimalik, et hooaeg saab tänasega läbi. Nii et põhjust pingutada veelgi rohkem kui tavaliselt. Ja pingutab ka väga hästi Siim Ennehust, pistab palli punktiks ja seis tablool viigiline 8-8. Ja Kirill Karsnevski läheb TTÜ poole pealt servima. Kuid eksib serviga. Ja servi vigadest siis esimese geimi põhjal, et TTÜ tegi neid kogunisti 6 ja Selver poole vähem siis 3. Jah, et enne vaatasin ka siis statistikast, et keda siis võistkonnad pommitavad oma servidega, et TTÜ poole pealt on selleks välja valitud siis Selveri poolelt Helari jalg ja Selver on siis välja valinud Kirill Karsnevski, et just praegu oli näha ka, et Kirill pidi siin vastu võtma. Just nii. Servimas TTÜ poole pealt Siim Ennemust. Taaskord Helari jala peale. Raskustes. Ja nüüd saab tühja võrgu pealt lüüa, sest Kristjan Jürimaa on kuskil mujal sellel ajal. Tahtis vist minna ka Williamsit blokeerima. Tõstab ise käe üles ka ja vabandab meeskonna ees, et olin vales kohas. Ja. Aga Helaril on sellest ainult hea meel. Jürimaa lasti serv käes. Nüüd TTÜ teeb pipe-kombinatsiooni ja Krasnevski väga kavalalt anitab selle palli number 4 tsooni, kus oli Selveril laiutas tühi plats ja punkt TTÜ-le. Servimas siis TTÜ poole pealt Daniel Massiel. Tundus, et see serv on isegi out'i minemas, kuid Maretta paneb sinna käed vahele ja TTÜ lagi saab saatuslikuks. Just. Daniel Massiel servis ässa. Kas oma esimese? Just nii. Nüüd teeb sellise natuke pehmema servi, mis on Helari alal ilusti käes. Kristjan Jürimaa teeb siin kaitset ja Kusti üritab seda päästa, kuid tulutult. Ja punkt Selverile, 11-11. Servimas Selveri poole pealt Meelis Kivisild. Jürimaa hästi käestas serv. Ja et katseb teeb Toobal, kuid edasi seda oli kahjuks natukene liiga raske mängida ja 1 punktiga peal taas kodumeeskond.
ja servimas Kristjan Jürimaa. Seekord siis enda algatuslikult. Ei pidanud keegi teine teda sinna saatma. Jalal hästi käes Jürimaa serv. Ta ei saa kätt hästi rünnakul peale Kivisild. Ja eksib ka Krasnevski ja seis tablool taas viigiline. Üritas siin miskit kavalat lööki teha, kuid läks see trossi see. Aga seekord oli ta liiga kaval ainult iseenda jaoks. Täpselt. Ja servimas Selveri poole pealt Lincoln Williams. Käib siin vastastiku kingituste tegemine ja taas kord üks serviviga, mida me tänases mängus näeme. Ja TTÜ poole pealt läheb servima Mihkel Tanila. Marrettal on hästi käes serv. Nüüd Andres Toobal viskab teist palli, kuid Tanila teeb head kaitsetööd. Samamoodi ka jalg, mängib hästi kaitses. Williams teeb pani ja seda ei suuda TTÜ mehed enam üles mängida. Jah, tegelikult oli ju tegemist väga ilusa punktiga, et mõlemad meeskonnad mängisid ju ilusti kaitses. Ja lõppu veel viimaseks akordiks ilusad liblikad näitasid meile nii Jürimaa kui Massiel. Aga kasu poolt kummastki. Jah, ja servimas Maretta. Pärtlile hästi käes serv. Ja väga ilus kiire tõste Krasnevskile, kes lõpp pikipiri palli ilusti maha. Ja sidemängija ja võistkonnakapten Kusti Nõlvak läheb servima. Et Kustil on ju teadolevalt väga hea planeeriv palling. Ja kohe näeme, kas see läheb Elari jala peale ja nii ta on. Lincoln Williams lööb selle palli nüüd kavalalt siin plokist ära ja 14. punkt Selverile, seis viigiline. Väga tasavägine on see ikkagi punkti. Jah, et juba esimesest geemist alates on see, jagavad siin üksteise võidu neid punkte. Martti Rosenblatti serv läheb õige napilt auto. Ja TTÜ poole pealt servimas Kirill Karsnevski. Marrettal hästi käes serv. Head kaitsetööd teeb Kusti. Ja nüüd Kristjan Jürimaale. Vilistatakse soe pall. Läks väga hoogsalt tõstma. Nüüd liiga hoogsalt, et tuli siin soe pall. No pole hullu, juhtub ka parimatel. Jah, ja seis on 15-15. Servimas Andres Toobal Selveri poole pealt. Ja Daniel Massiel lööb selle võimsalt Selveri poole peale ja 16-15. TTÜ eduseisus läheme teisele tehnilise alajale. Kõikjal Eestis. No nii, oleme tagasi TTÜ spordijoones. Servima läheb kodumeeskonna poole pealt Siim Ennemuist. Nüüd Selveri libero on raskustes Ennemuisti servi vastuvõtuga. Jah, rikub oma 100% vastuvõttu ära. Jah, TTÜ mehed saavad jällegi rünnata. Nüüd jäid natukene uinuma seal Selveri mehed kaitses ja ka natukene võrku rippuma ja see annab 17. punkti. Jah, et alumine kohtunik Pärsik näitab, et Meelis Kivisild oli siin võrgus ja saabki TTÜ oma 17. punkti.
ja Siim Ennemuist tahaks jätkata küll servimist, kuid Rainer Vassiljev tahab seda natukene häirida ning võtab siis esimese aja. Oma siin teises skeemis, just nii. Esimese geimi numbrid näitavad seda, et Selveri poole peal olid ikka mõlemad meeskonnad vägagi tahavad seda kolmandat kohta neid medaleid endale, et seepärast ka nii kohe kui jah, et kindlasti, et kätte saama ja Selver ei tahaks, et see seisjaks 3-0 ka, et just nii. Ja mehed on taas tagasi väljakul. Servimist jätkab Siim Ennemuist. Klosnikovil on nüüd hästi käes serv ja Selver teeb esimest tempot ja Meelis Kiviselt toob punkti oma meeskonnale. Ja seis 16-17, servimas Elari Alg. Ja Selveri mehed taaskord magasid natukene seal kaitses, et see Masselli ründelöök oli mängitav küll, aga jah, et kui eelnevalt oleme siin vaadanud, et Daniel Massel ei ole väga hoos olnud igas mängus, et suhteliselt ebastabiilne, siis täna on mees küll juba algusest peale väga ilusti alustanud ja samamoodi ka Kirill Karsnevski. Ja et võõrleegionärid on TTÜ poole pealt täna ja ilusat mängu näidanud, samas on ka kõik teised TTÜ mängijad. Ja et praegu tõstab väga ilusti Andres Toobal selle Federico Maretale ja Mareta lahendab selle ilusti ära. Lüües nõlvaku kätest auti. Ja Selver on kõigest 1 punkti kaugusel, nii et väga tasavägi ilmselt kujuneb ka selle teise geimi lõpp. Jürimaa lööb nüüd Selvermeeste plokist, kui Selvermeestel õnnestub edasi mängida. Ei suuda aga Mareta lüüa läbi TTÜ meeste 3. plokki ja Danila Jürimaa ja Kresnevski on seal karnakas saarlane ja valgevenelane ehtuvad plokki ette. Ja taaskord samasugune vahetus nagu eelmises skeemis, kus siis Kristjan Jürimaa asemele tuleb servima number 13 Mart Targe. Ja servib otse vastu Kirill Krasnevski pead. Selveri poole pealt on servimas Lincoln Williams. Teeb siin kavala servi Pärtel raskustes vastuvõtuga. Selver saab rünnata ja Maretta annab 2 käega palli üle. Mihkel Danila lööb Selveri meeste kätesse selle palli ja nüüd Massiel oli tagant liinist 3 meetri joone peale ja see annab tabloole meile viigiseisu 19-19. Jah, et Selver üritab siin ka vahepeal punkti keskel häält tõsta ja protesteerida. Mihkel Danila löök oli võrgus. Jah, aga tegelikult siit vaadates oli küll ilusti käed seal vahepeal. Aga mis ütlevad, meie oleme. Just nii. Ja nüüd eksib Lincoln Williams serviga, et ei löö oma tavapärast servi, et läheb siin sellist kerivat pehmo servi geimi lõppis. Et sellega kindlasti võib saada, aga enamjaolt ei saa ikka. Aga seekord siiski ei saanud. Mihkel Danila ei pane pehmo servi, vaid paneb head servi. Selveri mehed on raskustes. Nüüd Danila teeb ka head kaitsetööd ja Krasnevski lööki mängib ilusti üles ka Losnikov ja Selveri meeste plokist lööb, vabandust, TTÜ meeste plokist lööb palli auti Selveri mängija Maretta. Täpselt nii. Ja Maretta läheb ise ka servima. Seis on viigiline 20-20. Samamoodi oli ka minu meelest eelmises skeemis. Ei olnud, esimeses skeemis oli 17-20 TTÜ ees ja siis tegi Selver 4-0 vahespordi. 22-22. Sellest alates läks juba punktiks. Aga jah, siin teises skeemis näeme juba varem seda punktilist heitlust. Seis 21-20. Jah, et samamoodi läks siin ka Maretta lööma sellist pehmoservi, et ei tea, kas on see geimi lõpu kramp sisse löönud, et nad ei julge oma tavapärast servi lüüa.
kuid nüüd see punkti lahendab Elari Alg. Jah, vast ometi ei saa olla ju Selveri taktika see, et paneme pehmu servi üle ja et loodame, et TTÜ mehed ise eksivad. Ja näeme juba taaskord tavapärast Selveri vahetust, kus siis Martti Rosenblati asemele tuleb servima Karli Allik. Alliku serv on Pärtlil enam-vähem käes. Siiski läheb see palliga peale, et Nõlvak võib tõstma ühe käega ja ei tule neil rünnakus midagi välja TTÜ meestel. Jah, et Massiel ründab siin antenni. Ja esimest vaheaega teises skeemis kasutab TTÜ meeskond. Sest nüüd on omakorda ühe punktiga ette rebinud Selver. Täpselt. Ega TTÜ meeskond siin väga midagi omavahel ei räägi, et tundub, et lihtsalt võtavad korraks aja maha ja puhkavad natuke, et siis saaks uue hooga peale minna. Mõnus ju, et võtta ikka sellest teisest skeemist kõik, mis võtta annab. Jah, et Rainer Vassiljev jagab siin küll väga korralikult igale mängijale õpetussõnu, et rääkis siin veel Karli Allikugagi, et kuidas see serv täpselt mängu panna. Ja kohe näeme, kindlasti mitte eksida. Mis õpetussõnu Rainer Karlile jagas. Taaskord väga hea serv. Ja Massiel ründab Toobali ja Kivisilla kätest outid palli. Ja tablool on seis viigiline 22. 22. Ja Selveri poole peal tagasivahetus platsile Rosenblatt ning platsilt ära siis Karli Allik. Ja, et Rosenblatt tegi siis korra auringi, vahetati ta sisse ja siis taas libero poolt välja võetud ta sai. Ja TTÜ poole pealt servib Kirill Krasnevski. Selveri libel on hästi käes serv ja Massiel ründab TTÜ meeste plokis. TTÜ mehed teevad väga head kaitsed. Selver saab uuesti rünnata. Ja taaskord Williamsi pall mängitakse üles. Nüüd saab rünnata Selveri diagonaal Massiel ja väga kavalalt teeb. Jah, et ei peagi siin kõvasti lööma, et platsi keskele lihtsalt koks väljak keskele, sellest piisab. Jah, ma isegi arvasin, et ta läheb seda kõvasti paugutama, aga näed, oskab meidki üllatada. Just nii. Ja seis 23-22. Et jah, selle peale võib öelda, et võrkpall on mõistusega mäng. Täpselt. Ja Kirill jätkab servimist. Taaskord hea serv, mis on Selveri meestel hästi käes. Tehakse pipe-kombinatsiooni, TTÜ mehed mängivad hästi kaitses ja Jürimaa lööb Toobali ja Kivisilla plokki. Et jah, nii mõnigi fänn hüüdis üle saali, et mida, aga jah, nii see siiski oli ja seis on tablool taas viigiline 23-23. Ja servimas Selveri poole pealt Andres Toobal. Fännid teevad siin järjest kõvemat lärvi, TTÜ raskustes servi vastuvõtuga, kuid taaskord Jürimaa plokki. Ja Selver on läinud siin ühe punktiga eduseisu, mille peale Jaanis Sirelpuu võtab ka kohe oma teise aja. Et seis on siis 24-23 Selveri poole pealt vaadates. Et kätte on jõudnud kõige põnevamad hetked siin teises skeemis. Taaskord TTÜ mehed väga midagi ei räägi. Kuulevad, ilmselt naudivad seda vene räppi, mis meile siin lastakse. Samal ajal Rainer Vassiljevil on taaskord oma mängijatele väga palju öelda, mis ju ka eelnevalt kasu tõi. Just nii ja kohe näeme, kas ka seekord. Servijoone taga Selveri kapten Andres Toobal. Krasnevski peale läheb serv, kellel on hästi see käes ja Massiel ründab üle plokki. Massiel on tõesti täna väga võimas. Et nii nagu me teda hooaja alguses nägime, et täna on täpselt selline Daniel Massiel platsil. Just nii. Jah, eks tahab ka ju selle hooaja imeliselt lõpetada. Ja, sest eks see viimane mäng on see, millega ta kõige rohkem meelde ka jääb. Täpselt. On mille nimel pingutada. Ja muidugi need medalid. Ja nüüd Siim Ennemuisti poolt. Õigel ajal. Seis 25-24.
ja nüüd võtab oma teise aja Rainer Vassiljev, Selveri peatreener. Jah, sel korral ei saa öelda, et TTÜ mehed midagi ei räägi, et Jaanis Sirelpul on mõndagi öelda. Ja 30 sekundit on kohe täis. Mehed kogunevad platsile tagasi ning Siim Ennemuist saab jätkata servimisseisul 25-24. Rahvas on ka mõnusasti elavnenud siin saalis. Hästi julgestab nüüd oma blokki Kristjan Jürimaa ja Massel lööb palli puksiks ja 26-24 võtab ka teise geimi endale TTÜ meeskond. Meie läheme siin väikesele time-outile ja oleme õige pea tagasi. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rente. Pane internet enda kasuks tööle. Domeenid, serverid, sone.ee. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Spordiklubi Sparta. Eesti avaraim jõusaal. Ligi 100 tundi rühmatreeninguid nädalas. Professionaalsed treenerid. Kehakoostise määramine moodsa analüüsaatoriga. Täpsem info meie kodulehel sparta.ee. Sparta. Teadlikule tegijale. Rammrent kõikjal Eestis. Oleme tagasi TTÜ spordihoones, kus on käimas pronksi kohtumine Eesti meistrivõistluste raames. Esimesed 2 geimi on võitnud TTÜ võistkond ning kui TTÜ võidab ka järgmise geimi, on 3. koht TTÜ oma. Tallinna Linnaülikooli võimlas ja Tartu Ülikooli Eden 25-22 võitis esimese geimi. Tagumise otsamängudes mängivad Audentes noortekoondis Võru, seal on geimide seis 1-1. Ja, et siin koha peal just räägitakse, aga täna on toimumas ka Eesti meistrivõistluste naiste mängude raames siis 3.-4. koha kohtumine, kus siis kohtuvad Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool ning esimese geimi on võitnud Tartu Ülikool
samuti võitis esimese mängu ka Tartu Ülikool, nii et kui Tartu Ülikool täna võidab, siis on Tartu Ülikool 3. koha omanik. Ja esimene punkt siin, punkti toob Kusti Nõlvak, kes ise siis surub selle palli Selveri poole peale maha ja seisul 1-0 alustab ka ise servimist. Hästi mängivad kaitses Selveri mehed ja nüüd Mareta lööb selle tagantliinist TTÜ kätest outi. Selveri poole pealt läheb servima Martti Rosenblatt, kes siis täna mängib temporündaja kohal. Martilt hea serv, Pärtlil see hästi käes, Kusti tõstab Kirillile, Kirill hannitab, kuid pall maha ei jää. Ja nüüd lööb Lincoln Williams TTÜ kahesesse plokki. Ja sellega teine punkt TTÜ-le ning seis on 2-1. Servimas Kirill Karsnevski. Hea hüpper, tugev serv. Toobal tõstab selle Kivisilja läbi. TTÜ plokisse läbi ei lähe. Kaua tehtud statistika kaunikene ja see näitab meile, et teises game'is oli TTÜ poole pealt kõige resultatiivsem Daniel Massiel 10 punktiga ja efektiivsus +9. Temale järgnes 4 punktiga Kirill Krasnevski, 3 punkti tõi Siim Ennemuist ja Tanile Nõlvak ja Jürimaa kõik siis 1 punkti. Ja Selveri poole pealt oli teises game'is kõige resultatiivsemaks Lincoln Williams. Jah, siin vahepeal ütlen ka, et Kirill Karsnevski servib ässa. Seis on juba 4-1. Järgnevalt on Elarial ka Meelis Kivisilt olnud 4 punkti ja Federico Mareta 3 punkti. Ja teised siis punkti toonud ei ole. Et blokke tegi Selver teises game'is rohkem, 4-1. Nüüd Elarial saab blokist tulnud palliga pihta ja see annab 5. punkti juba TTÜ meeskonnale, et seis siis 5-1. Siin kolmanda game'i alguses on TTÜ mehed juba 4-punktilise eduseisu suutnud sisse rebida. Jah, et seda peatada võtab Rainer Vassiljev ka kohe oma esimese aja. Et meie võime siin vahepeal vaadata veel ka statistikat, mis näitab meile, et servide koha pealt, et ässasid lõid TTÜ mehed 3, Selveri mehed mitte ühtegi, eksisid pallingul TTÜ mehed 2 korda ja Selveri mehed kogunisti 6 korda. Blokki punkte sai kodumeeskond TTÜ 1, selle siis Kusti Nõlvaku esituses, samas kui Selver Tallinn kogus 4 blokki punkti ja nendest 3 tegi siis TTÜ meestele ette Meelis Kivisilt. Nüüd Krasnevski paneb oma teise ässa siin kolmanda game'i alguses ja seis tablool juba 6-1. Loodame nüüd väga, et Selveri mehed ei ole püssi täiesti põõsasse visanud ja et kui siin esimeses game'is rääkisime, et Selveri rünnakuprotsent on peaaegu poole väiksem kui TTÜ oma, siis teises game'is on see suhteliselt sama, et mõlemal on Selveril on see 50% ja TTÜ siis 53,3, et suhteliselt võrdne. Ja Williams lööb selle palli ära taaskord Jürimaa kätest. Toob punkti oma võistkonnale ja seis tablool 2-6. Ja servimas Andres Toobal. Krasnevskil hästi käes serv ja saab ise ka rünnata 6 tsoonist. Selveri mehed mängivad hästi kaitses. Nad taaskord ka julgestavad. Elarial lööb jälle Ennemuisti ja Massieli blokki ja seekord Selveri mehed seda palli üles noppida ei suuda. Jah, et ega Elar oli sellises raskes seisus, et ega seal väga midagi teha ei olnudki, et lihtsalt üritada, et äkki õnnestub see pall kas siis blokist outi lüüa või siis
midagi TTÜ poole peale, et siis vastane eksiks. Aga ei õnnestunud 7. punkt TTÜ meeskonnale. Nüüd kohtunik vilistab TTÜ meeskonnale asetuse vea. Näitab see esimene kohtunik, et Kusti Nõlvak oli liiga kiiresti oma algpositsioonilt ära liikunud. Jah, et tavaliselt vilistab ju tegelikult neid asesse vigu alumine kohtunik. Praegu võttis Risto Strandson selle enda peale. Madis Pärtel on raskustes, Jürimaa aitab palli platsile. Kresnevski annab selle üle, Selveri mehed saavad teha lihtsa rünnaku ja seega Williamsi esituses realiseeritakse. Seis 4-7. Et Selver on suutnud kolmanda geimi alguses oma 5-punktilise kaotusseisu mängida nüüd 3-punktiliseks. Ja servimas Elarial. Massiel lööb Kivisille Maretta kätest pallipunktiks. Ja 8-4 ning esimene tehniline aeg. 8-4 juhib kolmas skeemis tehnika ülikooli ja tehnine vaheaeg. Rammrent kõikjal Eestis. Nii et ette tantsutrükkutele on plaksutatud. Võrkpallimehed on taas väljakul ja servima läheb TTÜ poole pealt Daniel Massiel. Seisul siis 8-4. Ja serv Massielit Selveri meestel on käes ja Williams taaskord blokkis kinni. Jah, et ei ole Williams täna see, kes ta on siin muidu eelnevates mängides olnud. See pura on puudult tal täna tõesti. Longib seal ka lihtsalt ringi, et nagu oleks alla andnud. Küll loodame, et seda ei ole, et tahaks siin ikka veel võidelda, et tahaks ju ilusat mängu. Ja samas on ju varumeeste pingi pealt Oliver Orav võtta, et teda võiks vabalt proovida sinna diagonaal ründaja positsioonile. Et ta on ju tavaliselt väga hästi hakkama saanud. Just nii. Miks mitte? Nii, ja Selveri poole pealt on siis servimas Meelis Kivisilt. Taaskord tugev hüppelt palling, mis on Jürimaal väga hästi käes. Jürimaa saab isekat tõsta ja ründab Williamsi plokki. Ja, et ei õnnestu need Jürimaa rünnakud siin, et järjest tundub, et Jürka nagu raskemaid palle lööb kohati efektiivsemalt ära kui neid, mis on nagu ühe ploki vastu. Ja, et näitab siin ise ka veel meeskonnakaaslastele, et läksin siin kättest välja lööma, aga oli hoopis seal Lincoln Williams ja ei õnnestunud. Jah, eks ju on ka hetki, mil blokeerija teeb oma tööd väga hästi, et selles suhtes ei ole midagi. Kirill võtab Meelise servi Audist vastu, kuid Selver Mihkeldanile rünnakut Audist vastu ei võta ning punkt siis Selverile. 7-9. Täpselt. Ja Meelis Kivisild jätkab servimist. Kui me tavaliselt oleme näinud, et Meelis oma servi nagu mängu jooksul ka vahetab, et küll tuleb tugevalt hüppelt, küll planeeriv, kuid terve selle mängu on ta kogu aeg tugevalt hüppelt pallingut meile näidanud. Ja seekord taas efektiivselt ja toob 8. punkti oma meeskonnale ja TTÜ peatreener Jaanis Sirelpuu võtab siit oma esimese time-out'i, sest 5-punktiline eduseis siin game'i alguses on nähtamatult kahanenud 1-punktiliseks. Jah, et nägin siin game'i vahepeal ka Sander Rätsepat, küsisin, et mis tal siis viga on, mees pidi siin vaevama õlavigastused, oli ise ka petnud, et ei saa nendel tähtsatel mängudel siin mängida.
et lõpp on käes ja pead niimoodi audis olema. Selge, või siis sellised külajutud siin vahepeal. Täpselt. Ja servimist jätkab Meelis Kivisilt Selveri poole pealt. Taaskord hea serv Meelisel, Jürimaa raskustes. Ja raskustes tal ka rünnakul, sest ründab taaskord plokki. Jah, läks pehmelt lööma seda palli ja Selveri mehed sellistes ja jätta kasutamata. Ja seista plool viigiline. Ja, et praegu siin serv halvasti käes, et kuskile mujale rohkem tõsta ka, et üritab niimoodi kiirelt. Ja, et 2 ründajat on tal praegu ees ja kui serv ei ole hästi käes, siis on esimest tempot raske teha, et siis jääbki tal ainult Jürimaa. Eesliinis muidugi tagantliinist on võimsad nii Krasneuski kui Massiel mõlemad. Ja nüüd eksib siin serviga Meelis Kivisil ning 10. punkt Teetüüle. Ja taaskord siis 1-punktiline eduseis Teetüül 10-9. Ja Kristjan Jürimaa servi joone taga. Marrettal on hästi Jürimaa serv käes. Ja nüüd Selveri esimese tempo rünnak. Vähemalt meile siit tundus küll out, aga näitab nii kohtunik Irina Suhhova kui ka Krasneuski ja ühesõnaga oli sees pall. Natuke õnne oli siin Martti Rosenblattil. Seistab lool viigiline 10-10. Servimas Lincoln Williams. Jürimaal hästi käes serv. Nõlvak tõstab Krasneuskile. Teeb palli kättest outi. Jah, teeb seda, mida ta siin terve mängu on täna teinud. Väga omane, jah. Ja kui asi toimib, siis miks seda muuta, nii et... Täpselt. 11. punkt ette üle ja servimas Mihkel Tanile. Ja Mihkli serv siin taaskord ei toiminud. Annab punkti ära Selverile, seis 11-11, viigiline ja Selveri poole pealt servimas Federico Maretta. Maretta demonstreerib meile samuti tugevalt hüppat pallingot läbi trossi. Ja nüüd TTÜ pipe kombinatsiooni puhul vilistatakse siis, et Mossel astus joone peale ja olles tagaliinis ehk, et siis omakorda on nüüd punktiga ette rebinud Selveri meeskond. Marretta teeb omakorda kingituse seal TTÜ meeskonnale ja seistab lool taas viigiline 12-12. Ja TTÜ poole pealt läheb servima kapten Kusti Nõlvak. Kusti serv on Elari alal hästi käes. Tõsta Williamsile. Williams lööb plokist outi. Ja Selveri meeskond 1 punktiga eduseisus 13-12. Ja servimas Martti Rosenblatt. Hästi käes Pärtlil serv. Marcelli kokksööt mängitakse Selveri meeste poolt üles. Hästi julgestab Marretta. Jürimaa teeb head kaitset. Ja Marcel lööb väga kavalalt palli punktiks. Jah, et Kusti ei ole siin ammu enam heast vastuvõtust tempot lasknud, et kõik pallid lähevad siin nurka. Nüüd ta teab, et Kiisild on nagu hagias seal talle. Jah, et juba ilusti vaatab neid temporündajaid. See annab ka rohkem ruumi ja võimalusi teise tempomeestele. Täpselt, et püüavad, Kusti siis saab püüaks las tõsta. Andres Toobali tõste läheb Elari alale, kes lööb selle palli outi. Ja nüüd on TTÜ omakorda juhtima läinud, et 14-13. Ja Kirill Krasnevski läheb servima. Taaskord saab rünnata Elari Jalg, kelle rünnak mängitakse üles ilusti. Ja nüüd Kristjan Jürimaa lööb väga ilusti kahesest plokist mööda selle palli. Jah, et tundub, et Kristjanile peab need tõsted suuselt lakke laskma, et Kusti on siin üritanud talle küll kiireid tõsteid anda, kuid siis on Kristjan plokki lööb. Mida raskem pall, seda efektiivsemalt Kristjan Jürimaa selle ära lööb. Ja Rainer Vassiljev, Selveri peatreener, võtab.
time-out'i siin kolmandas game'is. Seisul 15-13. Jah, et ilmselt on ka see esimese 2 game'i kogemus, et ei tohi TTÜ mehi üle siin 3-4 punkti lasta. Ja, et muidu on väga raske seda vahet siin tagasi teha ja kui seda vahet nüüd selles game'is enam tagasi ei tee, siis on ka medalid läinud selleks hooajaks. Jah, et Schenker liigas ju võitis Selver 2. koha ja TTÜ 3. koha. Ja TTÜ poole pealt jätkab servimist Kirill Krasnevski. Nüüd Selveri mehed on raskustes servi vastu võtnud ja Kristjan Jürimaa tuleb järjekordse punkti oma meeskonnale. Ja seis on 16-13, meie lähme tehnilisele time-out'ile. Ja võimalik, et vaatame siin TTÜ tantsutüdrukute viimast etteastet selle ajal. Täpselt. Kõikjal Eestis. Aitäh tantsutüdrukutele. Ja minutiline time-out on nüüd ametlikult läbi. Ja Kirill Krasnevski jätkab servimist TTÜ poole pealt seisul 16-13. Maretta on natukene raskustes ja Selveri mehed ei suudagi seda palli vastaste poole peale toimetada ja nüüd tuleb Selveri meeste poole pealt ka vahetus. Jah, et tegelikult tundus, et see serv läheb out'i, et Maretta pani seal veel käed vahele. Ja seis 17-13 TTÜ juhtimisel Kirill Krasnevski. Meelis Kivisellal hästi käes serv ja Meelis toob ise ka punkti. Ja seis 14-17. Et ei ole siin veel midagi kadunud Selver meeste jaoks kaugeltki mitte. Jah, et ju alguses ju tulid ka ilusti järgi, et oli see vahe juba tegelikult üpris suur, aga teada on, et alguse eesolekud ei tähenda mitte. Pärtlil ilusti käes serv, tõste läheb Massellile ja Massell lööb palli punktiks, nagu poleks plokki ees olnudki. Massell on tõesti täna väga võimas. Jah, et tahaks ju Lincolnilt tegelikult samasugust etteastet näha, et just. Hästi käes liberal serv. Ja pall kukub plokist piiri peale. Et Deniss Losnikov siin veel lootis, et see läheb küll out'i, kuid kindlalt piiri peal. Ja tundus ka meile siit, et pall läheb out'i, aga siis viimasel hetkel keris pall alla ja kukkus sisse. Ja 19-14. Siim Ennemuist. Ei suuda TTÜ mehed seda Meelis Kivisella esimese temporünnakut edasi mängida. Lendab pall plokist väga kaugele. Ja 15. punkt Selveri meestele. Seisul 15-19 läheb Selveri poole pealt servima Helari Jalg. Krasnevskil hästi käes serv. Tõste läheb Massellile. Head kaitset teeb Losnikov. Williams saab rünnata. Head kaitset teeb ka Krasnevski. Tõste Jürkale ja Jürimaa põrutab Williamsi kätest pallipunktiks. Jah, et tundus küll, et läheb siin see pall kaugele seina, kuid. Aga õnn soosid tugevamaid. Ja 20-15 Daniel Massell. Ja eksib siin serviga, et
pole hullu, seis veel lubab seda, et eks vaatame, kuidas nüüd Meelis Kivisilla Selveri poole pealt õnnestuvad. 16-20 seisul. Krasnõuskil taas hästi käes serv. Jürimaa teeb kavala koksu, mis jääb TT blokki ja nüüd väga ilusat koostööd teevad Kusti Nõlvak ja Mihkel Tanila. Jah, üle pika aja üks temporünnak siit TT poole. Ja, Kusti Nõlvak väga demonstratiivselt näitas, nagu ta läheks ise seda teist palli lööma ja Selveri blokk hüppaski tema peal üles ja tõste läks hoopis Mihkel Tanilale. Kiire tempo tõste ja Tanilale. Vahetas selle. Ja taas kord tavapärane vahetus TT poole pealt, kus Kristjan Jürimaa asemele tuleb servima Mart Targem. Ja seekord Mardi serv hästi õnnestub ja Mihkel Tanila paneb veel oma litaka sinna otsa ja 22 punkt TT üle. Jah, et TT on siin ainult 3 punkti kaugusel sellest kolmandast kohast. Nii, et on ka fännid elavnenud ja meestel on niisugust naeratust kuulil näha. Jah, et nüüd otsustab siin Rainer Vassiljev teha vahetuse, kus siis toob nurgaründaja Mareta asemele Karli Alliku ründama. Et kui eelnevalt oleme siin Karlit näinud Rosenblatti asemel servimas, siis seekord on ta nurgaründaja positsioonil ja Mart Targem seekord eksib servil ja annab veel natukene hingamisruumi Selveri meestele. Ja Kristjan Jürimaa Mart Targem asemele platsile tagasi. Seis 17-22 ja Selveri poole pealt servimas Lincoln Williams. Williams eksib servil ja et saab juba 23. punkti. Servima läheb Mihkel Tanile. Allikul hästi käes serv, tõste Kivisillale, head kaitset teeb Massiel, kuid pall lendab siiski jauti ja Selveri meeskond saab 18. punkti. Jah, et ei anna seda mängu siit veel käest, et ikka üritavad siin järgi jõuda väga ilusti. Teisest mäng lõppenud ennem, kui on lõpuvile kõlanud ja sinna on veel 2 punkti aega TT meestel vähemalt. Ja Selveri poole pealt servimas Karli Allik. Krasnõuski on natukene raskustes, Jürimaa annab ühe tsooni. Massielile tahtis küll siin lihtsa löögi üle anda, kuid rammu on rohkem, kui me siis aru saab ja pall lendab 3 meetrit auti. Täpselt. Ja Karli Allik saab veel Selveri poole pealt servida, et seis on 19-23. Krasnõuski seekord hästi käes servi. Esimese temporünnak on väga imeliselt TT poole pealt mängitud ja 24. punkt. Ja esimene matšpall selles mängus. Ainult 1 punkt 3. koha tiitlini. Jah, ja ongi pronksised medalid TT meestele siis juba kaela riputatud. Servimas võistkonna kapten Kusti Nõlvak ning fännid on ka siin saalis püsti tõusnud. Ja S-palling Kusti Nõlvakult ning 2015. aasta Eesti meistrivõistluste 3. koht kuulub TT-le. Jah, väga teenitult, et mängudega siis 3-0 ja viimane mäng ka Keividega 3-0 ja meie soovime omalt poolt TT meestele palju õnne. Täpselt nii, palju õnne. Ja aitäh teile, et meiega need 3 geimi siin veetsite ja ilusat neljapäeva õhtut. Ilusat neljapäeva õhtut.